tere tulemast Valguse looja kanalile. Täna küsime universumilt, millised on hingesõnumid sulle praeguses ajahetkes. Kasutan siis selleks tähtede kombinatsioone, vaatame milliseid sõnufraase me siit välja loeme ning Meri Neitsi tarokaarte siis täiendavate sõnumite lugemisel. Nii, aga alustan siis tähtedest, et vaatame siis nii kõigepealt tuli juba üks täht välja meil, selleks millest on Õ-täht, võib-olla seotud õpingutega, õiglusega, nii, aga vaatame, mis siit veel tahab tulla läbi. Nii. Tulid ka mõned võõrtähed, ma võtan siis veidikene lisasid. Keeran nad kõik õiget pidi. Nii, hoopiski õnn tuleb siit kõigepealt läbi. Nii, ma saan ka sellise sõna nagu täpne. Siis tuleb ka mulle. Tean. Nii, siis on kellelgi on ka siin tädi. Nii, sa võid muidugi video pausile panna ja vaadata ise ka, mis sulle nagu siit olulised sõnumid, kombinatsioonid on ju. Siin on ka on. Nii, vaatame, mis veel. Tuleb ka pole. Nii, aga ma jätaksin selle õnn, õnne, pole. Nii, mis siis siit veel võiks jätta? Koksuud on äkki loomisega seotud midagi. Täht. Nii. Vaatan, kas me sen... Okei, jätaks siis äkki need sõnumid siia. Ja vaatame siis tarodega juurde siia. Ma panen selle maa ka, et siis ma loon. Et see on siis nagu mina vormis.
okei. Nii, vaatame siis tarokaartidelt. Täiendavaid sõnumeid sulle. Nii, tundub, et energiad on liikumises. Siin on siis karikate 7, mis räägib valikutega silmitsi seismisest ja valikute tegemisel on oluline tegelikult kuulata oma südame häält, et justkui igas karikas midagi pakutakse. Aga ma nagu näen, et see naisterahvas hoiab siin käes justkui pärlit, et tõeline pärl või täht oled sa siiski justkui sina ise, et tea enda väärtust. Et jah, et selles mõttes sinu ülesandeks on siis valida see karikas ja see võib-olla räägib ikkagi mingitest mustritest, et sa oled korranud mingisuguseid vigu, et nüüd on nagu ülesanne siin elus, et ära kolista nii-öelda vanu ämbreid, et loo uusi võimalusi ja teadlikumalt ja tee need valikud südame häält kuulates, et tea enda väärtust siinkohal. Siin tuleb läbi meil õhuelemendi kuninganna. Naisterahvas, kes on hästi iseseisev, kes on hästi õiglane. Temas on võib-olla natukene sellist mehelikku energiat, võib-olla ta ei ole nii avatud südamega, aga kuidagi elu on teda nii palju õpetanud, et ta teab ikkagi seda enda väärtust, et ta loobki läbi õigluse, läbi tõe, läbi aususe ja ma näen siin seda tõesti seda enesekindlust selle naisterahva pilgus. Siin on siis justkui selline kroonitud pea. Tähemärkidest on siis õhuelement, milleks on kaksikud kaalud, veevalaja, et võtame siia veel mõne sõnumi. Õnneratas! Ja tore on tegelikult see, et meil tuli ju siit tähekombinatsioonides ka see õnn ja sina ise oled nii-öelda oma saatuse looja või õnnesepp nii-öelda, pane see õnneratas veerema, ära korda mingit vana mustrit nii-öelda, sa saad olla selle laeva kapten nii-öelda ja seilata täpselt sinna, kuhu sinu süda hing ihkab. Et õnneratas ütleb ja seda, et saatus pöördub, õnn pöördub, et asjad liiguvad paremuse poole. Kindlasti siis number 10 tähistab vana tsükli lõppemist ja uuele ringile minekut ja uut võimalust. Siin tahab läbi tulla veel üks rüütel, milleks on siis õhuelemendi rüütel. Näen ka siin sellist justkui kiiret tegutsemist, natukene sellist võitlust. See olukord võib natukene tekitada sellist ärevust või ka pingeid. Aga jah, kes on siis õhuelemendi rüütel, et ta on selline kiire tegutseja, pigem lähtub nagu mõistusest või teeb oma otsused mõistuse baasil. Kui ma vaatan neid kaarte, siis ma näen tegelikult, et see naisterahvas on väga kindel endas. Ta isegi tegelikult ei vaata selle rüütli suunas, kui siin on sellist ärevat energiat, et ta on ikkagi hästi nagu vankumatu või siin võib olla keegi, kes tuleb kiirelt, tuleb justkui selliselt tormakalt ja soovib nagu selgust luua, aga siin on jah, nagu natukene sellist konflikti selle koha pealt üleval, et võib-olla on natukene selline võitlus valmis.
aga siin tuleb ka küpse meesterahva energia läbi, kelleks on siis maaelemendi kuningas. Maaelemendi kuningas on selline suuremeelne, lahke, tal on oluliselt tema mündid, ta on ka selline ambitsioonikas, oma olemuselt on selline muhe, võib-olla talle on oluline tema pere, tema töö, tema kodu, ta on selline väga hästi maandatud siis meesterahvas, et siin võib olla kellelegi elus mitu valikut, näiteks siin on üks nooremapoolsem meesterahvas, kes esindab siis õhumärki. Maaelement on nüüd sõnn, neitsi, kaljukits, et selline tähemärk tahab läbi tulla. Mees, kes teab enda väärtust, mees, kellel on hästi küps energia ja mees, kellele on oluline ikkagi ka selline tugev vundament, stabiilsus ja turvatunne. Väga põnev, vaatame siis juurde mõne sõnumi siis romantikainglitelt. Kirg. Kuula mu südant, mis paneb sinu hinge helisema, mis paneb sinu südame tantsima. Kaart, mis räägib justkui sellisest väga tugevast füüsilisest tõmbest, väga tugev selline seksuaalenergia, tohutu kirg ja kireleek, võiks öelda. Sind juhatatakse tegemaks järgmiseid samme, kõrgemalt poolt saad juhatust, et hingesõnum sulle siis on siin, et justkui järgi oma kirge ja sulle näidatakse siin hetkel siis veel lausa põletavat kirge ja ka andestamist, et võib-olla kellelgi on siin kaksikleek või kaksikleegi teekond, millele see vihje on suunatud, et siin on jah tõesti see tohutu kirg ja see on väga selline intensiivne, võib-olla isegi kõrvetab, et ja andestamine. Luba nagu tervendusel voolata, siin on öeldud, et luba see mineviku valu lahustuda, tee mu südamesse uuesti ruumi, tee armastusele ruumi, tee nii-öelda süda vabaks ja see, mis on olnud minevikus, sealt võtta kaasa hea, võta ela elu justkui nii, et elad rohkem praeguses hetkes ja otseselt ei muretse ka väga palju siis oma tuleviku pärast, et vaatame, millised peainglid siin hetkel siis soosivad või kes on sinu selja taga justkui inglitest, et ma võtan siia mõne inglitarokaardi ka. Peaingel Rafael on tervenduse ingel. Kindlasti on siin südame tervendus, kõik juhtub põhjusega, vabasta kahetsus ja võta vastu võimalused õnneks, leia asjas hea külg. Võib-olla kellelgi on valus lahkuminek olnud siin või midagi, mis on tekitanud väga palju kurbust, väga palju sellist meelehärmi, aga viied toovad sulle elus muutuseid, et millegi jaoks on see muutus olnud vajalik. Selleks, et vabastada mingeid energiat, võid sa öelda ikkagi, et universum, kas see või midagi veel paremat. Et sa ei uju nii-öelda vastu voolu, vaid sa lähed vooluga kaasa, et kui mingid olukorrad peavad lõppema, mingid olukorrad peavad lahenema, siis siin ma näen jah, et kõik juhtub põhjusega. Sa ei pea midagi kahetsema enam. Tuleb ka Raafali kuninganna. Huvitav, et meil oli ka eelmises taropakis siis seal Merineitsa tarodes kuninganna välja toodud. Siin on nüüd tuleelement, kelleks on siis jäärle või hambur välja tulnud, et naisterahvas, kes on väga selline julge,
võib-olla ta on natukene isegi uhkem olemuselt, aga samas ikkagi justkui peainglitelt sulle soovitus, et see kaart tuleb ka sulle näitama seda, et praegu saad kõike teha, järgi oma soove ja võimalus ka tõmmata oma ellu häid inimesi, justkui järgi oma kirge. Et kui jah, õhuelemendi kuninganna on hästi selline vaoshoitud, pigem justkui selline vaatleja, tasakaalus, hästi arukas, siis siin on naisterahvas, kes on pisut julgem oma olemuselt, et temas on väga palju sellist just nagu kirge ning võluvust, et mida siis kuningannalt nii-öelda õppida, seda, et sa ei pea alati olema nagu oma olemuselt nii külm või jäine, nagu oli siis esimeses reas mõõkade kuninganna või siis jah, õhuelemendi kuninganna. Samas võib siin olla siis konkureeriv energia, et on ju tulnud välja meil 2 kuningannat ja siis kuningas ning rüütel, ehk siis jah, väga palju inimesi, võib-olla mis on seotud siis suhtedünaamikaga. Et erinevad persoonid täitsa võivad olla. Võta see, mis õige tundub, sest kuulajaid on palju. Vaatame lisakaardid siit üle. Tulid mõlemad koos ja ma näen juba siin, et need on seotud meil peaingel Aarieliga. Peaingel Aariel on hästi selline maineingel, kes on seotud siis töö, karjääri, tervisega. Aarieli 10 ongi selline külluse kaart, mis ütleb, et võib-olla sa võiksid olla juba millegi eest tänulik, midagi, mis sa oled juba saavutanud, aga üldjoontes see nagu toobki sulle sellise parema turvatunde, stabiilsuse, rahalise edukuse ning jah, õnne. Et sa oled midagi loomas sellisel kujul, et siin on kaardisõnum, ma loen selle lihtsalt ette, et rahaline edu ja lootus, võib-olla kellelgi ka pensionile minna ja ka tore rahuldust pakkuv pereelu on soosingus. Selline pereelu, kus on tähtis ka see kogukond, koostöö, kõik pereliikmed on olulised, vanavanemad, lapsed, lapselapsed, et lihtsalt jah, toon ära selle, et ole ka tänulik, ole juba praegu tänulik selle eest, mis sul hetkel on, et universum saaks sulle siis peegeldada seda, et ta toob sulle veel neid häid kogemusi, et aga oska olla tänulik ka väikeste pisiasjade eest juba tänases päevas, mis muudavad sind õnnelikumaks, toovad sulle meelerahu, tekitavad sulle turvatunde. Aariel 8 ütleb seda, et võib-olla sa õpid midagi juurde, tunne uhkust oma suurepärase tööle, harjutamine teeb siinkohal meistriks, see on ka selline spetsialisti kaart, kaaluga täiendava hariduse saamist või koolitustel osalemist, õpi midagi juurde, mingisugused oskused, mida sa tahad võib-olla endas arendada. Võib-olla leia ise võimalusi midagi juurde õppida, ma ei tea, käi raamatukogus, võta mõni huvi pakkuv raamat võib-olla, mis on seotud enesearenguga, et lihtsalt siin üks näide paljudest, mida sa võiksid teha. Aga jah, sinu selja taga on ka peaingel Aariel, kes toetab nii-öelda just tervis, töö, karjäär, sellised maised teemad. Nii, vaatame edasi. Ma võtaksin siiski ka enda kaardid siia, valguselooja sõnumid, mida siis hingepeegeldus hetkel tahab öelda. Siin on sõbrad toetavad, armastavad sind, liigu julgelt edasi, elu kannab sind kindlasti. Tea seda, et armastus ootab sind kõikidel tasandil. Ja siin on täpselt sarnane energia, et selja taga on peaingel Rafael, et lase lahti kergusega, tee läbi see transformatsioon, see muutus iseendas. Ole see liblikas, kes sirutab taaskord need tiivad, kes lendab. Et siin kevade saabudes, et hetkel on juba kevad, et mina juba olen näinud kahte kollast liblikat lendamas, et jaa, kevad toob uue värskuse, uue hingamise, toob ka sellise kerguse. Nii, ilus inglisuleke tuleb ka, väga ilus märk sulle siin. Pööragi tähelepanu rohkem märkidele, universum saadab sulle vihje,
võta seda kingitusena, vaid sina tead, mis sind nüüd ees ootab ja siin kõrval on kohe vihje nii-öelda duaalsuse partnerluse näol, et siin on need sõrmused, sinu hingepartner ootab sind, sa tead, mida sa soovid, mida ihaldad ning sinu süda on nüüd juba avatud armastusele, et sa avad rohkem oma südame, isegi kui sa oled haiget saanud, oled kõrvetada saanud, oled tundnud, et mingisugused mustrid on kordunud ja nüüd sa oled nagu mõistnud seda, mis on armastuse tõeline olemus või millist suhet sa oskad väärtustada, millist suhet sa tahad hoida, mis soosib sind ja sinu heaolu, mis teeb sind õnnelikuks. Et võtan ühe kaardi veel. Ja siin ma näen naisterahvast, kes oskab kuulata oma südametarkust, võib-olla mediteerib, võib-olla teeb midagi sellist, mis toob talle selle meelerahu just läbi sellise nagu enesevaatluse, et siin on jah, siis selline lisasõnum kellelegi, et hingetee ja armastuse tee ühtivad sinu missiooniga, võta see katsumus vastu ning sinu hing on valmis juba selleks kogemuseks ja siin ma näen ka tõesti 2 liblikat, on ju. Transformatsioon, muutus, mingid sügavamad hingelised teemad, väga õpetlik teekond ja küsi ka endalt, et mis on siis sinu hinge missioon tegelikult ja mis on need katsumused tegelikult, mida sa kuidagi oled enda ellu tõmmanud, et sulle ei anta midagi sellist, millega sa tegelikult hakkama ei saaks, et sa oled võtnud enda kanda midagi suurt ja sa tegelikult saad selle katsumusega hakkama. Ma võtan siia juurde kuidagi, mul tuli selline tunne, et hingepeegli sõnumid, et hingepeegel võib olla keegi, kes peegeldab sinu kõige suuremaid valukohtasid. Vaatame, mida see inimene sulle öelda tahaks praeguses ajahetkes. Peagi ma üllatan sind. Mul on tähtsad pereväärtused. Nii, võtame veel paar sõnumit. Sa teed mind maailma õnnelikumaks ja sinu silmad lummavad mind. Okei. Et väga põnev on see, et võib-olla sinu energiaväljas on keegi, kes mõtleb sinule ja silmad on ka hingepeegel, lihtsalt mainin ära. Inimese silmad peegeldavadki tema hingeolemust ja see inimene ütleb sulle siin seda, et sinu silmad peegeldavad talle seda sinu hinge puhtust. Sa teed kedagi väga õnnelikuks, sa teed selle inimese nagu õnnelikumaks, sinu kohalolu teeb ta õnnelikumaks, ta väga igatseb sind, ta väga tahab tegelikult seda õnnetunnet jagada. Siin on võib-olla mingid pereväärtused, mingid peremustrid, mis mõjutavad suhtedünaamikat, võib-olla on kuidagi lapsed, laste hooldus, laste ema kuidagi seotud, ma ei tea seda, et igal juhul see inimene ütleb ka sulle, et siin seda, et mulle on tähtsad pereväärtused. Midagi on tulemas positiivselt, mingi üllatus, mingisugune nüanss siin elus, et tuleb sulle ootamatult. Nii, ja tuleb hingeühenduse kaart. Siin on armastuse sild ja 2 hinge, kes on omavahel väga sügavalt nagu lõimunud. Tunnusta seda sidet. Nii. Ma ei tea, mulle praegu öeldakse ka hingetäht. Selline kanaldus, hingetäht, ma ei tea, mis see tähendab, hingetähes ära, okei. Väldi kiirustamist, täida kõigepealt oma iseendas justkui selline armastuse karikas.
olulised on piirid seada end ümbritsevate inimestega, jääda enda õigustele kindlaks. Üks kaart veel oraakli kaartidest siis sulle. Aga siin tuleb mingit laadi ettepanek. Ja see ettepanek on tulemas juba sulle lähitulevikus, võib-olla kutse kuhugile. See tuleb sulle üllatusena. Jaa, et mingisugune üllatus. Ma peagi üllatan sind. Ja ma võtan siia lõpetuseks siis ühe halja sõnumi ka, et mida universum hetkel peegeldab sulle hingesõnumi näol. Tervendamine. Siin on midagi vaja tervendada. Nüüd on aeg sul käest tervendada teisi või lasta end tervendada. Igal inimesel on loomulik võime teisi tervendada ja ka sinul. Et siin on vikerkaar väljas, siin on naisterahvas, kes võib-olla teeb midagi oma kätega. Ta on väga intuitiivne, väga head tajuja kuidagi. Tajub ka justkui selliseid looduse rütme, üldse nagu suhtleb universumiga, võib-olla ka sellise vaimse poolega, inglite haldjatega, väga intuitiivselt, et võta see, mis õige tundub, et igal juhul siin ma näengi tõesti sellist tähesära ja see sära või aura või see ongi juba selline hästi puhastav, et võib-olla sinu pale, sinu olemus ongi see, mis loob juba iseenesest. Midagi on muutumises õnne näol, midagi on loomises sinu enda poolt. Hetkel sa oled mingisuguse vana tsükli justkui ära lõpetanud, et uuesti alustada, uuesti luua. Sa oled kuidagi oma südant ka tervendanud, sa oled õppinud ka mingisuguseid olukordi, situatsiooni lahti laskma. Sa oled väga õpihimuline, sa tahad midagi juurde õppida, sa tahad areneda, sa tahad leida justkui lahendusi, sa oled kindlasti ka väga töökas. Sul on oluline selline taipamine, et sa tahad ka luua hinge tasandil midagi sellist, mis tõstab siis meie planeedi justkui sellist ka valgusteadlikkust ja sul on väga palju sellist nagu oskuseid just, et tervendada ka teisi, et lase oma tervendaval valgusel nii-öelda särada. Et siin on jah selline justkui lisasõnum, et sa oled särav täht ja sinu sisemine sära paistab juba kaugele. Nii ma välja lugesin hetkel nendest kaartidest, nendest tähtedest ja mis iganes ajahetkel see video sind nagu kõnetab või kui sa leiad selle, siis jah, siin on sõnum sulle, et sära kui täht ja loo oma õnn, pane oma õnneratas paremini veerema ja sa saad sellega hakkama. Nii, aitäh siis. Mina tänan kõiki, kes on tulnud minu kaardivideosid kuulama, vaatama siin YouTube'is ning kohtumiseni juba järgmistes videodes. Ole hoitud!